Nii ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot. Tänane video on siis selline soovikas ja väike Kaido siin soovis Ivo käest, et Ivo tee reageerimisvideo ja Ivo siis reageerib sellise video peale nagu, et 34 mingit jõusaali faili siis ühesõnaga eesti keeles lühidalt, et ja hakkangi vaatama, et mis siin onudel ja tädidel siis juhtub ja noh, üldiselt ma ei tea, ma nagu kohati väga naljakaks ei pea neid videosid, et mõnikord ikka läheb väga halvasti ja võtab kohe mõtlema, et mis oleks võinud juhtuda, kui see asi ei oleks nii hästi läinud võib-olla või kui haiget see võib teha, et eks isegi on jäädud siin kangi alla natuke ja midagi on ikka juhtunud aga ma ei hakka siin pikka juttu tegema, et eks ma muidu vaatan seda videot telefonist, et mul üleval arvutis pole kahjuks võimalik seda hetkel lindistada ja natuke võib-olla üritan need kokku panna omavahel, et vaatame, kuidas ma selle toimima saan, et ma esimest korda sellist asja teen aga hakkame siis pihta ja vaatame, esimene härra siin teeb seljaharjutust ja siuke, oi päris ulmeketta on peale pandud ja hopsti ja kutt pani normaalse virna maha ja mis ma ikka oskan öelda, et muidu tundus nagu tugev poiss on ju, tehnika tundus veits siit, ei hakka siin keerutama, et võib-olla oleks võinud 2-3 plaati maha võtta ja rohkem seljaga tõsta seda asja. Aga noh, mis mina tean, on nüüd trenni tegemisest ja noh, võib-olla selle asja moraal olekski, et ärge esinege jõusaalis, et miks on vaja seda trenasööri siis nii-öelda maha visata seal, et sa ju kunagi ei tea, et kuidas see võib kukkuda või kas see maa külg ilusti kinnitatud on või mis iganes, et jah, ilmselt härra oli selle natuke ära teeninud, mis seal ikka on ju, vaatame edasi, mis tuleb siis. Kuruge otse üles, räägib härra ja hopsti, nii. Kutt siis tegi head harjutust, ilmselt ta üritas kedagi õpetada ja oli siis selline hantel, millel lukud libisid lahti, tundub nii härra Ivole siin, et jah, noh, pole hullu, järgmine kord on härra targem ja võib-olla võtab sellise kinnise hantli või pigem läheb jõusaali ja katsub endale asjad enne selgeks teha, et jah, nende libisevate lukkudega asju ei tasu nagu risti pidi väga keerata ja nendega midagi suruda. Vot, aga eks elu õpetab, on ju, nii on, vaatame siis edasi, nii, järgmine, tuleb, oi, väga heas vormis ja hüppas peaaegu posti külge ja mis ma ikka oskan öelda, et vist loll pea on ihunuhtlus kuidagi, et jah, et oleks vist pidanud minema rahulikumalt sinna posti külge, ma arvan, kuidagi, jah, et aga noh, kindlasti kutt tööd oli teinud ja näha oli keha pealt, et dieetin veetud ja kuidagi noh, nõrk ta kindlasti ei olnud ja värki, aga ilmselt kaamera ees tihti tahetakse ägedam olla kui muidu, on ju, küll ma omast käest tean, on ju, ja mis seal ikka juhtub, ma arvan, et enam ta posti külge ei hüppa ja järgmine video, mis tuleb, kutil on juba palju parem, vot, nii, vaatame edasi, nii. Opa, oi ja kus karjus vend ja tõmbas lihtsalt knockouti ennast, mida perset reis. No, mis ma oskan öelda? Selles suhtes, et noh, sooritus oli aus, vaeva nägi kõvasti ilmselt, aga pre-workout oli ilmselt liiga palju kutil sees, et ta oleks pidanud, minu soovitus oleks, et ta oleks pidanud lihtsalt rohkem neid noh, plaate ilmselt peale panema, et siis tal ei oleks nagu power üle käinud sellest nagu, et see on lihtsalt nagu noh, autodele pannakse V8 peale, et noh, tõmbab küll ja siis pannakse sinna supercharger ja siis ei tõmba üldse enam, lastaks koha peal lihtsalt rehve pilpaks ja mis seal ikka on ju. Järgmine kord kindlasti poiss on targem ja paneb rohkem peale ja kasutab oma jõudu õigemini ära, ma arvan.
et edu kindlasti talle. Nii ja oi kurja Ivol sai vahepeal videovalgustus tühjaks ja kurat pidin seda tund aega laadima, jõudsin poes käia ja kõike teha, aga paneme siis nüüd videoga edasi. Nii, see on nüüd siis 5. asi, jah. Oi, ma ei tea, ma ei oska sellele nime anda, kallid inimesed, et see ilmselt kutt oli kätekõverdustega ennast räigelt tühjaks tõmmanud ja siis ta lihtsalt tegi veel peale nii palju, kui lihaskiud seal töötasid ja ma tõesti ei tea. Nii, vaatame edasi. Mingi kardiohull, ta vist teeb kuidagi tagurpilt, on natuke valesti aru saanud sellest trenasöörist. Ja ma ei oska kirjeldada nagu täpselt, et võib-olla seal tehnikal on mingi Iva või Ivo või aga jah, kuidagi sõudis imelikult, et no mine sa tead, et ei oska isegi midagi naljakat öelda sellise asja kohta. Nii, järgmine mees. Huvitav, see ei ole isegi kiirendusega, täitsa lõpp. Huvitav, mida see vend tegi küll, täitsa lõppna. Vaatame uuesti seda korra. Ma arvan, et see mingi kaela esiosa lihast mingi harjutuse või siis tal lihtsalt on boyfriend ja ta harjutab, et see poos on ka kuidagi siuke kahtlane. Mis ma ikka oskan öelda? Nii, lähme edasi, kui keegi mõtleb, miks Ivo seda kõrva näpib, siis paneb mul video käima. Uhke klapp siuke. Opa, no mis asja? Opsti. Okei. Ma nüüd ei tea, kas see oli meelega, kas nad lõpuks pidid äkki musi tegema või see oli kogemata. Ma loodan, et see oli kogemata, aga mine sa tea. Ma tõesti ei oska midagi öelda. Kutid sinna külgede peale käivad muidu need kettad. Minu arust nagu tundub siuke tõstekang 220 senti, 2200 millimeetrit, nagu nad tavaliselt on. Ma ei tea, kahtlane värk, okei, see ei lõppe hästi. No, milleks nagu, kallid inimesed, mis on sellise asja eesmärk? Sa võtad lihtsalt rõngad, paned need maha, mingi matt on seal, bussipäed on kõradi seal, nii, ja siis sa lihtsalt võtad ja katsud nagu mida teha nende rõngastega, plaksu teha, hüppata. Ma ei saa aru sellistest asjadest. Ma tõesti ei saa aru nagu, et ma ilmselt olen liiga rumal, et mina lihtsalt võtan kangi ja lihtsalt võtan kätekõverdust ja surun seda ja lasen alla ja minu teada nagu minu lolli ajuga see lihtne liigutus, need baasharjutused ja asjad on kõige paremad lihasmassi kasvatajad. Ilmselt need harjutused kuidagi arendavad aju ja tõstavad IQ-d ja lihtsalt vaene Ivo on nii rumal, et ta ei saa aru, nagu ka järgmine harjutus. Selle asemel, et teha maas kükki, selle asemel, et teha maas kükki, ma ei tea, võtame mingi 2 eite kuskilt, lähme modelliagentuuri näiteks, võtame sealt saab ilmselt kaalu järgi, neil on suht täpselt asjad paigas, saad nagu kalibreeritud kettad sinna, nii, siis sa tood kasti, siis sa tood kangi, nii, siis sul peab kaameramees veel olema, nii, siis nad paned need tšikid sinna rippuma, nii, nad peavad suht ühes kaalus olema, muidu on asi tasakaalust väljas, see on juba jama, aga vaata, tal oli kõik välja arvestatud ja lihtsalt seekord ei läinud hästi poisil, et tal ilmselt kadus tasakaal ära. Mina lihtne Ivo oskan lihtsalt kangiga, tavalise kangiga kükkida, ma jälle, mis ma ikka oskan öelda, lähme edasi. Oi jummal, tavaline muidugi, hüppame jooksulindile ja bussis võiks olla selline asi, et uksed avanevad, sama loogiline oleks, et uksed avanevad, bussid ei peatustes, lihtsalt inimesed hüppavad välja, et see on sama loogiline nagu astuda selle kuradi jooksulindi peale, okei, jah, kõlab loogiliselt on ju, sama hea nagu ma ei tea, vahet ei ole, lasta alla, okei, ma ei hakka rohkem, nii see video venib muidu liiga pikaks. Nii, tugev poiss, see on kuskil 140, 150, opa, lukud. Olen ise jõusaalis trehvanud
2 korda täpselt ühel naisterahval hakkas vajuma ketas maha. Ja lihtsalt libiseb, seal ei ole mitte midagi teha, kui sa kallutad vastu, kukub teiselt poolt ketas maha. Nii et lukud, kallid inimesed, pange peale, ausõna. Ja 2 tütarlapsel olen niimoodi jõudnud napilt ja püüdnud ketta kinni, et jumalast tõsi lugu. Et noh, ei ole naljakas, no ma ei tea, oleks võinud halvemini lõppeda. 22. Oi, okei. Siit tuleb kastile hüppe, peame kihlana. Siit tuleb kastil hüppe, kas see läheb ümber? Muidugi see läheb ümber. Normaalse kolinaga. Siit sai hea video. Ja sellepärast ongi 12 miljonit vaatamist selle videol. Ja ta tunneb ennast hästi. See vend tunneb ennast hästi. Nii järgmine vend teeb kätel seisu ja ka tasakaal kaob ära ja pukk ei olnud maa küljes kinni. Õnneks ei juhtunud härral midagi. Ja vahest juhtub lihtsalt selliseid asju, et ma ei tea, mis selle asja mõte on. Need igasugust kätel seisust surumised ja asjad ja neid tavaliselt vist tehaksegi mingite videode tarvis ja esinemiseks ja on tõesti äge, teate, raske on saavutada sellist asja, mingi kätel seisust surumist, aga jah, kindlasti harjutamise käigus läheb tasakaal ära. Korduvalt ja enne kui sa ronid kuskile nii kõrgele seda kätekõverdust tegema mingi maja serva peale või kuskile ilmselt vist tasuks kuskil maas harjutada, kus ei ole nii valus kukkuda või siis kinniste mingite asjade peal. Okei, järgmine jooksulint jälle. Mis ma ikka ütlen, ilma särgita väga vajalik jooksulindil olla. Tuli sõber, kukkus. Okei, no mis iganes. Okei, siin on vähemalt tüdruk. Nii. Hops, ilus krunn on pea. Ja see krunn kaaluski selle kaalu nagu, vaata, oleks naisel juuksed ilusti patsis olnud tagasi, neil oleks see trikk välja tulnud. Aga miks panna raskused 2 poole kangi, mis on selleks mõeldud? Pigem ikka võtame jälle kuskilt mingi modelli või võtame oma naise. Tema ikka tuleb, on ju. Ja lihtsalt paneme ta sinna kuidagi siis seisma ja teeme mingit fucking harjutust. Mingi bench press woman, whatever shit. Ja siis laseme täpselt tal pea oma munade kohale. Ja see tõstab ilmselt mingit võimekust, et ta sinna kukkus ka. Nii, okei, lähme edasi. Nii, see tüdruk ilmselt kaotas tasakaalu ja hopsti. No, mis sa oskad öelda? Sellist asja juhtub. Ilmselt, algajatel eriti. Tegelikult harjutus iseenesest ei olnud ju halb, et keha raskusega selline, olen isegi treenides näinud, tehakse selliseid harjutusi. Mis seal ikka? Natuke naerame, lähme eluga edasi. Järgmine kord võib-olla plokksüsteemil alustab tüdruk selle, vahet ei ole. Nii, hops, siin kutil on päris palju peal. Ja võttis ilusti, üsna hästi võttis ja lihtsalt tasakaal kadus ära. Ma arvan, et jõutõste trennides ja see on vist pigem crossfit. Aga ikka juhtub. Härral ei läinud sugugi halvasti, ma arvan, et tuleb siit ilusti püsti ja võtab uuesti ja sellised tõsted ongi nagu ohtlikud. Samasugune, vähem raskust ja hoopski ja sai kukla peale sellega ilusti. Ja mis sa ikka teed? Samas ei ole ju naljakas, et see tõstmine on igavesti hull spordiala, ma vaatan ka, kuida nad võtavad raisk, need mingi mega ulmekangid just seal maailma tasemel. Ja ma ei tea raisk, ma teeks mingit jõutõmmet või kükki sellega ja need vennad lihtsalt rebivad ja tõstavad mingite ulmetehnikatega pea kohale ja lihtsalt ma vaatangi, et see vend läheb katki seal ja lihtsalt tõstetaks need raskused üles ja tulevad need olümpiamedalid ja ma ei kujuta ette, see on ulmeala. Hull respekt on tegelikult nende vendade vastu mul, kes nagu korralikult seda asja suudavad teha. Nii. Okei, kutt on ostnud jooksulindi. Nii. Bitch.
koer ei ole rahul. Koer ei ole rahul. What the fuck, paks. Sa võtsid mind endale, sina oled mu peremees, on ju. Nüüd sa ostad endale jooksulindi. Dickhead, noh. Ja mind välja jalutama sa ei vii. Viskad lihtsalt võib-olla aeda või paned kuudi külge, on ju. Noh, ja nii ongi. Noh, kurat, koer on ilmselgelt on vihane raisk. Läheb ammustab. Raisk, kas mida sa teed siin? Noh, ma olen elus olend, vii mind välja. Mul on põiekas, sa siin mingi paks kuradi õllejoodik siin töllad, tead siin lindi peal. Kus sa saad? Nii, järgmine. Oppa, see on mingi võistluste värk ikka korralik. Ops, jaa, kus kurat tüdruk võttis viimane. Jaai. Vot, mul on jälle respekti palju selliste naiste rahvaste vastu ka. Eestis on ka üks selline hästi tugev hull tšikk. See ka paugutab korralikult ikka tõsta neid raskuseid. Päris vägev. Vägev on vaadata. Väga palju austust on Ivol. Just naiste rahvaste vastu ka, kes selliseid asju julgevad teha, aga juhtub neid õnnetusi ja juhtub neid igasugu mingid, tead, tigastusi ja kõike neil ja noh, ei ole hullu, võib-olla tal teine katse õnnestus ja kihvt on igastahes vaadata. Nii, järgmine mees tundub aus, seda raskust on peal korralikult. Nii, jaa, oppa, raisk. Vot sellised asjad tegelikult ei ole naljakad, raisk. Tõesti ei ole naljakad, et kellele nüüd selline asi pakub nalja, vaadake nüüd inimesed, seal on päris palju raskust otste peal. Nii, see ei peaks olema kuskil naljavideos. Ilmselgelt sellel kutil, jah, tal on, kas nüüd hoiab oma seljast kinni, nüüd asjad ei lõppe hästi ja ma ei tea, kuidas tal see käsi sinna nii halvasti kinni, kas see tõesti oli rihmadega kinnitatud või mida iganes, aga see ei ole naljakas, jah. Et ma ei tea, valus, aga juhtub selliseid asju. Nii, okei, hüppenöör, kutt hüppab ja kas on vaja nagu jälle esineda või ma ei tea, kas on vaja hüppenööriga, tehakse mingit kardiot ja boksijad treenivad ja see on selline kõva hea trenn ja see, et sa lisad sinna mingi tagurpidi salto ja siis see on veel poolik ja ma ei tea, mis iganes, et mul ei ole sõnu. Jah, hoiab peast kinni ja ei läinud hästi. Jooksevad tüdrukud, ops, lihtsalt kukkus. Mäletan noorest peast. Juhtus endalgi. Nii, paneme kummi külge ja jookseme ja kiinnitame selle mingi kuradi väikse kuti külge. Noh, või see on veel tüdruk isegi või? Ma ei tea, noh, mis selle asja mõte oli. Jah, ma ei tea, mis selle kummiga ilmselt treenitakse mingit Ameerika jalgpalli värki või midagi, et jah, lasta alla. Okei, see on hardcore Rocky 6. Viski ja mis seal kõik olid. Kutil vaatame veel. Ka nii saab trenni teha, aga sellest ei ole tolku. Jah, ei oskagi, jälle, ma ei oskagi midagi öelda lihtsalt nende asjade peale. Ma vist ei ole nii intelligentne. Nii, siin tundub jälle, et ei ole lukke poisil. Nii, muidu on tugev poiss, kang on täis laotud, paksud kettad ja lihtsalt nagu ma ennegi rääkisin lukkudest. Et ei ole. Nii, siin on mingi tüdruk. Teeb mingit harjutust, ma ei tea, mis see täpselt oli. Jah, see oli vales kohas, see plaat ilmselgelt. Nii, härra tõmbab. Oppa ja see nüüd oli ka päris, jah, juhtub selliseid asju, et olen ennegi näinud, et kutid laovad terve ploki peale ja noh, ilmselt neid trosse seal peaks mingi aja tagant vahetama ja pigem vist soovitaks panna mingi raskuse endale külge ja minna lõuga tõmmata, et on vähem võimalust endale kuskile vastu mulli või vastu kaela tõmmata. Jah, nii, järgmine, need on need nii-öelda show-kettad siis, mis kaaluvad ilmselt 15 kilo, ma arvan. Ja kutt lihtsalt ei jõudnud ja näete, ütleks nii, et lihtsalt läks halvasti poisil, et sarved on õige kõrguse peal või need toed nii-öelda ja lihtsalt üks käsi läks toest mööda ja noh, muidu on kõik õige.
aga juhtub selliseid asju ja paistabki siit vist, et need on 15 kilosed, noh muidugi ei ole vähe raskust, aga jah, juhtub selliseid asju vahepeal, et tugev poiss on ja ilmselt ta sai väga haiget kaelale, et selline asi oleks võinud väga halvasti lõppeda. No okei, rinnalt surumine, see mingi kutt on kuskil isa keldris või ema keldris, ärme lähme jõusaali milleks, kus on spotterid ja asjad, surume vale tehnikaga täiega. Paneme need klaabuklapid pähe, mis on moes, on ju, mida reklaamib su lemmik fitness youtuber või keegi tickhead kuskilt. Ja ongi poiss kinni ja ta ei oska lihtsalt midagi teha. Ei ole kuulnud, et saab ja õikab veel isa. korralik. Et selles suhtes jah, ma ei tea. Selleks on vaja ilmselt mõnda targemat sõpra või personaaltreenerit või midagi, et noh, tore on treenida seal keldris mingi mõttetu tehnikaga, aga juhtub enamasti selliseid asju ja polegi rohkem midagi lisada. Ilmselt poiss õppis sellest ka midagi. Nii, järgmine mees tõstab jälle midagi üle pea, opsti ja nägu käis vastu maad ilmselt ära ja noh, jällegi, see on karm ala, see on hullud tehnikad asjad, et ma ei oskagi kohe midagi öelda, et ei ole hullu, järgmine kord läheb juba paremini. Nii, okei, mingi tüdruk lükkab kiiku, nii hüppab sellest üle, viskab loll pea nihu nuhtlus, noh, milleks seda vaja oli? Mis see on nagu kiigukardio või mis see nagu, mis sellise asjaga üritatakse nagu tõestada, et äkki võtad sõbranna võtab sinu auto ja siis tema tuleb, pange kiirust ka, pange 50 sisse, ärge seda tehke, aga Ivo lihtsalt fantaseerib, et las tuleb sõbranna ja sõidab sinu poole, nii, ja ütleme 50 kilti tunnis ja siis sa hüppad lihtsalt õhku, nii, teeme juba ohtlikumalt, äge oleks, sellest saab ägedama video, päris tõsiselt ja siis sa hüppad nagu üle sellest autost, oletame, et see õnnestub. Sama hästi, et oleks võinud jalge taha jääda, see kiik ja näoga vastu maad käia, on ju. Ja siis sa hüppad sellest autost üle ja siis sa hüppad kõhuli maha, sõbranna lööb, kellel sõiduoskus on tasemel, tal on 2 aastat load, vahtraleht just sai läbi, just tagurdab jõhkra hooga sinust üle, loodame, et rool on tal otse, kindlasti on, nii. Ja siis ta tagurdab sinust üle ja siis võib-olla sul pea natuke, võib-olla piilud ei usalda päris sõbrannat ja siis sul tagasi illaga vastu pead ja võib-olla sa ei mahu üldse põhja alt läbi ja äkki juhtub midagi sellist. Et väga loogiline on, et kiiguhüpped ja kõik asjad ja nii, lähme edasi. Järgmine poiss, päris pukk on. Ei mõnita, Ivo. Nii, ta tõstab seda raskust esimest korda 50 kilo. Nii. Ilmselt tal käib see üle jõu. Nii. No, see vahepeal lõigati edasi seda videot natuke. Ja okei, vähemalt tema oskab vaata selle külje peale maha lasta ja ei õika emme või issi. Nii, noh, asi seegi. Ja noh, ei läinud kõige hullemini tal. Aus soeng on ilus. Ja ta ütles, et see oli fail. No ja siin mingi koer paneb veel lõpetuseks üle kuudi ja noh, mis seal ikka. Nii ja selline see video siis tuligi. Reageerisin siin kõvasti. Noh, nagu juba öeldud, et ei ole väga naljakad osad need asjad nagu minu jaoks, eriti kui mõistad nende raskuste suurust ja nende vigastuste nagu tõsidust, mis võivad tulla peale neid asju, et mõned seal harjutused, mis pekki läksid nii-öelda, olid kindlasti nagu ausa tehnikaga ja heade kavatsustega nagu tehtud, eriti need mingi võistlusasjad ja need rebimised ja kõik, aga noh, lihtsalt juhtub, igal pool juhtub. Noh, ja mõnel on lihtsalt kaamera kõrval olnud ja mis seal ikka. Jah, võib-olla ma arvan, et ma olen enne mõelnud kui suures, et teeks neid selliseid reageerimisvideosid, aga noh, pole selleni veel jõudnud. Aga noh, kui inimesed niimoodi soovi avaldavad ja noh, ikka proovin teha ja noh,
väga naljakas mees ma ei ole selle koha pealt, et ma naeran nagu nüüd täiega siin kaamera ees kõigi üle ja noh, ma ei tea, võib-olla see jutt annab ka soovida, mis ma siia juurde lisan, aga noh, selline ma juba olen ja noh, katsun siis reageerida nii ivolikult kui võimalik ja nii ongi, mis ma siin ikka seletan pikalt on ju. Kui meeldib see kanal, saab subscribe'i panna, saab like'i panna, saab kommentaari panna, mis videosid te sooviksite. Inimesed on soovinud kusjuures mõningaid videosid siin ja mul ongi siis ilmselt plaanis mingi aeg need siis teha on ju, et kas mingi toitumisest või toidust või siis veel millestki muust on ju. Ja mis seal ikka, aitäh, et vaatasite, aitäh, kui mulle soovitusi annate ja mingeid videosid soovite ja aitäh, kes on subscribe'i pannud, Ivol on tõesti hea meel ja järgmises videos juba kohtume, nägemist, tšau!